Järgnevalt me räägime funktsioonidest. Me rääkisime juba valemitest. Valemite puhul on selline reegel, et kui me neid täidame ise, viidates lahtritele, paneme vahele pluss, miinus ja erinevaid muid märke, siis me justkui kombineerime selle arvutuskäigu ise. Aga funktsioonid erinevad valemite poolest just selle järgi, et kui valemi puhul tuleb kõik sammud käsitsi ette öelda, siis funktsioonide puhul on väga tihti need tegevused selle funktsiooni sisse juba programmeeritud. Näiteks selline funktsioon nagu average, mis on keskmise leidmise jaoks, suudab ise antud vahemikus arvväärtused summeerida, jälgib ise, et kui mitu lahtrit kokku oli ja jagab ise siis ka vastavalt läbi, et saada see keskmine kätte. Valemina me peaksime seda käsitsi tegema. Nii et järgnevas peatükis räägime lähemalt natukene funktsioonidest, täpsemalt räägime autosum-nupust ja seal leiduvatest funktsioonidest ning vaatame ka natukene, milliste funktsioonide abil saab ümardada ja pöörame natukene rohkem tähelepanu loogika funktsioonile if. Järgnevalt räägime natukene lähemalt, kuidas kasutada funktsioone ja just paneme rõhku peamistele funktsioonidele, mis näiteks Excelis on autosum-nupu all, aga siin on see natukene teistmoodi korraldatud, kuid peamised funktsioonid on samad. Ja nendeks on sum, mille abil saab leida summa, average, mille abil saab leida keskmise, min funktsioon, mille abil saab leida määratud alas miinimum, ehk siis väiksema väärtuse, maksimum vastupidiselt, count loendab üle, kui palju on teie poolt märgitud alas lahtreid, mis sisaldavad arvväärtusi, ja count A loeb üle, kui palju on teie poolt määratud alas selliseid lahtreid, mis sisaldavad üldse midagi. Nüüd kõige lihtsam on kasutada summa funktsiooni, sellepärast et selle tarvis on ilusti olemas kohe spetsiaalne sigma tähega nupp. Et seda kasutada, kõigepealt peaks aktiivne lahter olema just seal, kuhu te soovite saada vastust. Ja seejärel valin sigma nupu alt summa funktsiooni. Kuna andmed on kohe minu soovitud vastuse lahtri üleval, siis kalk pakub mulle välja, et äkki sa tahad just neid väärtusi kasutada. Ja kui ta pakub õigesti, siis minul ei jäägi muud üle, kui ainult enteriga kinnitada. Kui ma soovin keskmist funktsiooni kasutada, siis ma alustan kõigepealt võrdusmärgiga, kas siis trükin käsitsi võrdusmärgi või võite ka siit valemi realt valida võrdusmärgi. Ja seejärel siit on võimalus valida funktsioon. Need funktsioonid, mida te siit saate valida, on ka suht automaatika peal. See tähendab, et kui ma siit funktsiooni valin, on koheselt olemas funktsiooni nimi ja sulud ja vaadake sulgude sees vilgub ka kursor. Mis tähendab, et nüüd minult oodatakse ainult seda, et märgista ära need lahtrid, milles olevaid väärtusi ta peaks siis arvutama, mille kohta ta peaks leidma keskmise. Ehk siis ma märgin ära esimese kvartali müügi ja kui olen ära märkinud, enter. Samamoodi miinimum, kõigepealt võrdusmärk, seejärel valin funktsiooni, näitan ära, milliseid andmeid kasutada ja kinnitan enteriga. Maksimum funktsioon, kõigepealt võrdusmärk, seejärel valin funktsiooni, näitan ära, milliseid andmeid kasutada ja seejärel jällegi enter. Näete, et kujuneb välja selline konkreetne tööpraktika, et kõigepealt tuleks valida asukoht kuhu, seejärel funktsioon, seejärel ära näidata kuhu ja siis enteriga kinnitada. Nüüd juhul, kui funktsiooni ei asu selles menüüs, siis tuleks see funktsioon kirjutada käsitsi. Ehk siis peale võrdusmärki tuleks trükkida funktsiooni nimi, sulud, mis avanevad ja seejärel samamoodi ikkagi näidata ära, kus on andmed, mida ma soovin kasutada ning kinnitada jällegi enteriga. Samamoodi näete count A, võrdusmärk, funktsiooni nimi, sulud, näitan ära, kus on andmed, mida kasutada. Ma näitan seekord ära koos pealkirjaga, siis te näete, et ta näitab teile vastuseks rohkem. Sellepärast, et count A loeb üle ka tekstilised väärtused.
Ja viimase siit olulise funktsioonina vaatame sellist funktsiooni nagu round, mis on siis ümardamise jaoks ja jällegi võrdusmärk. Trükin funktsiooni nime round, sulud algavad ja nüüd kuna tegemist on sellise funktsiooniga, kus argumente, mida tuleks näidata, on rohkem kui üks ja see ei ole ühtne, siis tasub jälgida selle funktsiooni sellist väikest etiketti või silti. Ja siin on näha, et round funktsioon küsib minult arvu, mis järel tuleks semikoolon ja siis mitu kohta peale koma ma soovin näha. Ehk siis kõigepealt ma näitan talle arvu, näiteks selle keskmise siit. Seejärel semikoolon, et lõpetada arvu näitamine. Ja nüüd ütlen, mitu kohta peale koma ma soovin näha. Kui ma panen 0, siis ma saangi täisarvu. Sulud kinni, enter ja nüüd on siin on see keskmine ümardatud tulemus selle põhjal. Aga võib ka kasutada olemasoleva funktsiooni peale. See tähendab, et kui see arv tuleneb funktsioonist average, siis valemi real võrdusmärgi average'i vahele kirjutan funktsiooni round ja sulud avanevad. Kui round funktsioon küsib, kus on arv, siis see jutt tekitab arvu, järelikult semikoolon kõige lõppu. Teise asjana mitu kohta peale koma, 0, sulud kinni ja jällegi salvestan enteriga. Ja nüüd on näete see keskmine tulemus ümardatud ja on kaks funktsiooni nii-öelda ühes. Esimene tekitab arvu ja teine ümardab selle.